6. käik. Tere tulemast kuulama 6. käigu järjekordset osa. Mina olen siis Christopher Kruta, minuga koos siis stuudios taaskord Roland Poom. Tervist! Tere, Christopher jällegi! Ja nagu me siis eile rääkisime, et äkki täna meil on siis natukene rohkem millest rääkida ja natukene oli ikkagi väga tagasihoidlikult öeldud, võttes arvesse kõike seda päeva, mis siin toimus. Eks ühel hetkel kindlasti ka jõuame selliste lõpparvestusteni ja mis tulemused ja kõik meil siin on. Aga alustame ikkagi selle päeva kõige sellise tähtsama ja ka karmima sündmusega, mis oli siis see Tänaku ja Järveoja õnnetus, et see ikkagi nägi päris paha tegelikult välja just see, et see puu ka seal ette tuli. Ja Järveoja ikkagi haiglas peab veetma, aga nagu Tänak ütles, et siis tegelikult tal midagi väga hullu ei ole, et see on vähemalt selline positiivne uudis. Aga eks alguses ju päris palju teadmatust oli, sellepärast, et kes vaatasid ka otseülekannet, siis ju ühel hetkel see pilt lihtsalt suvelisel hetkel ära kadus, see kaart ette tuli ja siis oli natukene selline, et okei, mis nüüd toimub, sellepärast, et tavaliselt tehaksegi seda olukordades, kus on midagi juhtunud. Ja kuna Tänak ja Järveoja vajutasid SOS-nuppu, siis ilmselt seetõttu ka see telepilt kiirelt ära kadus. Ja kõigepealt ma ütlen kohe ära, et ma pidin täna telefoni teel seda podcasti osa salvestama, aga mõtlesin, et kähku mängin asjad ringi ja homme teen oma kohustusi, sest lihtsalt liiga palju juhtus, et telefoni teel võib-olla, ütleme, see kvaliteet kannatab ja saa siin koha peal natuke parem rääkida kõigest, mis siin täna juhtus. Aga Oti off, räägime siis selle lahti. Tõenäoliselt kõik, kes meie kuidas eesti keeles on taskuhääling või veider sõna, ütleme podcast ikka parem. Kes meie podcasti kuulavad, ma arvan, et enamused on ka näinud seda vähemalt video pealt, siis tegelikult tõesti ülimalt raju off. Käisid jälle mingid jutud, nagu ka Eestis, Eesti offi ajal, et mingi tehniline probleem. Mainiks kohe selle kõigepealt ära, et ma arvan, et kui on tehnilise probleemi tõttu katkestamine, siis on see esimene asi, mida kommunikeeritakse fännidele ja publikule, et see juhtus tehnilise probleemi tõttu. Nii et ma arvan, et ma olen 99% kindel, et selle me saame nagu laualt ära kustutada, et see oli nagu Ott SS2 lõpus ütles incredibly difficult, ehk siis nagu väga-väga keerulised olud ja need olud olid need, mis selle väljasõidu ikkagi põhjustasid. Kas oli hoogu veits palju? Ütleme visuaalselt võib-olla veidi oli, aga pigem ikkagi need olud ja see auto läks kohe sellise nurgalle, et kui keegi nüüd videotele näinud, et oli selline sirge ja järgnes selline vasak, 4. käigu kurv, võib-olla aeglasem 4. käigu kurv, aga auto läks kohe lohisema ja selline parajalt eurograavi sügavune nii-öelda tee pealt langemine oli põllu peale ja sealt hakkas kergelt rullima ja põhjaga vastu puud. Kõige raskem olukord alati või kõige halvemad offid on tegelikult need, kui puudesse paned, et auto jääb koheselt seisma, kõige suuremad G-jõud, kõige valusam, et kui ta lihtsalt rulliks kuskil põllu peal, pole hullu midagi. Aga nagu sa ütlesid, Martin viidi haiglasse, loodetavasti kõik on hästi. Aga kuidagi ei oskagi midagi öelda, sest lootused ja ootused olid jube suured ja juba ma ei tea, mitmes ralli järjest on need ootused ja lootused väga suured, et suur pettumus, et eks kõigil juhtub ja võib-olla juhtubki siis, kui ta ei tunne ennast, kui sõit ei tunne ennast autos kõige mugavalt, on ju, et me teame, Ott on rääkinud sellest terve aasta, et ja me rääkisime tegelikult sellest ka eile, täpselt see sama, et Ott ei tunne ennast igal pool selle autoga mugavalt ja täpselt ei tea ka mida muuta, et saaks selle mugavaks, et ilmselt see ka üks põhjus seal võib-olla oli, et miks see kõik nii läks? Just, et selles suhtes tõesti väga selline õnnetu olukord ta ikkagi lõppude lõpuks oli, sest nagu sa eile rääkisid, et Soome ongi selline koht, kus need eksimused väga kiirelt ja karmilt ära kasutatakse, sest ongi just need kraavid seal teede kõrval, et kui see sinna vajud, siis see võib väga õnnetult lõppeda. Ja täpselt niimoodi lõppeski, et kui seal oleks kraavi asemel olnud ühtlane selline põld, tõenäoliselt ei oleks mitte midagi olnud. Oleks korra võib-olla sinna põllu peale libisenud, tulnud autoga tee peale tagasi edasi sõitnud.
Noh, jah, ideaalis küll. Aga noh, muidugi põllu peal võivad alati olla mingid kivid või midagi kuskil peidus või mis iganes, et selle ma mainiks veel selle konkreetse kohaga ära, mis oli veider, on see, et kui vaadata on-board'i, siis enamuste puude elektripostide ette oli pandud põhupallid ja selle puu ees ei ole ja ei olnud ka teisel läbimisel. Ma arvan, et see kuskilt laua pealt ka läbi käis juba FIA poolt, et kas ohutusreeglid olid ikkagi kõik täidetud, sest ilmselgelt see oli selline kurv, kus puu oli täpselt nii-öelda kurvi apeksi kohal, et kus nii-öelda välja, kui kannab välja, siis kannabki puusse välja. Et see jäi minu jaoks kummitama tegelikult, et miks just seal ei olnud põhupalli, et me nägime, et põhupall oleks kindlasti selle auto kinni püüdnud ja praegu ei peaks olema üks mees haiglas. Jaa, täpselt nii, aga selles suhtes, et lõppude lõpuks on see, et Tänak ei olnud ka ainuke kogenud sõitja, kes siis meil täna katkestas, kuigi Tänaku ja Järveoja puhul on siis selge see, et nemad uuesti rajale ei tule. Et see on arusaadav, Järveoja peab peetma haiglas ja... No ütleme, seda autot ka ei saaks rajale, sest see hoog, millega põhjaga sinna puusse lennati, see ikkagi kere on kõver. Seal ei ole muud varianti. Just, et igatepidi, ütleme niimoodi, et kohe pärast seda avariid oli selge, et nende sõit on nädalavahetuseks läbi. Mõeldes on tiitli peale, korra lähme siis natuke üldised jutu peale. Et see on ikkagi väga-väga valus hoop, sellepärast, et see tähendab, et nüüd tuleb nulliring ja kui meil on selline hooaeg, kus nulliringe väga ei tule, sellepärast, et isegi kui sa katkestad, siis see tuleb pühapäeval ja nopid oma mingi 9-10 punkti näiteks ära. Ja tegelikult nagu ongi praegu veel see, et Neville ja Evans mõlemad teevad väga tugevat rallit ju, et tiitlimäng, eks tegelikult me oleme seda juba varem ka öeldud, et tõenäoliselt on mängitud, jälle see punktisüsteem on siin hooaja jooksul nagu andnud jälle võimaluse siia mängu tagasi tulla. Aga see oli ikkagi praegu, ma arvan, piisavalt valus löök, et ega edasi tulevad ka rallid, mis on nagu keerulised rallid ja kus võib-olla Ott ei saa nii-öelda puhtalt sellist... oma eelist, võib-olla seda nii-öelda kiire ralli eelist, mis seal tavaliselt olnud on, ütleme viimasel ajal võib-olla siis pole see eeliseks olnud, aga kui nii-öelda ajalugu tagasi vaadata, et need rallid on nüüd läinud, et tegelikult ju me kõik lootsimegi Läti, Poola ja Soome peale, kui ütleme see hooaja algus oli selline, oli nagu ta oli, et siis need 3 rallit ju tegelikult on kõik, suures pildis ikkagi, aia taha läinud. Jaa, ütleme niimoodi, et Läti läks kõige paremini, aga see ei ole kindlasti nagu selline ralli... ootuste mõttes vaata, ikkagi me mõtlesime, et tuleb 25+5, seda oli nagu vaja, et lihtsalt nagu tekitada mingi puffer, et sa saad päriselt tiiti peale sõitma minna. Jaa, aga tõesti seda nüüd ei tulnud. Nagu me siin enne saadet rääkisime, siis väike lohutus on eks ju see, et võib-olla siis Kreekas õnnestub nüüd 3. äkisegi 4. kui Ožee siis peaks... saama Tänakust mööda, mis on võimalik, sest nende vahe oli vist äkki 20 äkki oli. 20-21 punkti, et selline, mitte kõige väiksem vahe, aga Ožee hetkel on täiesti võimeline selle vahe tasa sõitma. Ja kui ta siis ka Kreekas rajale peaks tulema, siis on Tänakul on iseenesest, et Kreekas juba 4. rajale tulla on nagu väga-väga ja esimesed 2 on nagu üliraske, 3. koht on ka selline, et ei ole kõige parema 4., 5. sealt juba alates, siis nagu annab päris korralikult vajutada, aga Kreeka on muidugi Kreeka. Seal ei pea nagu sõiduviga tegema, seal võib hakata lihtsalt mehaanilised probleemid tekkima ja ma ei tea, rehvi purunemised, mida iganes on ju, et seal on jälle teine asi nii-öelda 3. osapoolte poolt tingitud põhjused, mis võivad selle ralli untsu keerata, et eks siis tuleb ütleme jääda lootma, midagi muud pole teha. Eks me hooaja lõpus saame seda kokkuvõtet teha, aga püsime optimistid, mis me öelda oskame. Selles suhtes, et ega meil midagi muud ei jäägi üle. Peame lihtsalt lootma parimat ja loodetavasti kõige põhilisem on ikkagi see, et Martini tervis oleks piisavalt heas korras, et saab ilusti hooaega jätkata, sest me teame, et need seljavigastused, isegi sellised süütud seljavigastused võivad olla väga-väga vastikud. Just paranemise mõttes, et
siin päeval ka osade inimestega rääkisin, et siis on ju ka, et noh, et see käsi-jalg, et noh, see paraneb kiiremini ja issand, isegi kui käsi peab olema sul enam-vähem seal ralliautos lahases ja on ebameeldiv, siis noh, see ei takista sul otseselt seal autos istumist, aga noh, selge on nagu selline asi, et sellega väga ei saa mängida, kui sa tahad nagu ülejäänud elu ka normaalselt elada. Täpselt nii on. Veel selle teema lõpetuseks, et kui Eesti mees tiitli peal ei sõida, siis tahaks lihtsalt näha, et tiitli võtab keegi uus. Kas olgu see Neville või olgu see Evans, ägedat võitlust tahaks lihtsalt lõpuni näha, aga lahe oleks näha kedagi uut nime, kes võtaks tiitli. Jaa, no see oleks küll tragikoomiline, kui täna kukub nüüd tiitliheitlusest välja, Ogier vaatab, et nii, üks vend veel nüüd sealt eest ära, eks ju, et hakkame minema ja siis võidab jälle tiitli. Aga ma arvan, et see on nagu suht confirmed peale seda rallit, kui Ogier toob selle heade punktidega lõpuni ära, et ta teeb täishooaja lõpuni ära. Jaa, sellepärast, et eelmine hooaeg oli ka, et sellest räägiti, aga siis ta ikkagi need kiired rallid jättis vahele ja siis ikkagi need vahed läksid liiga suureks. Siis tulid mingid katkestamised veel, ma mäletan pärast mida oligi kõik, aga enne seda rallit juba räägiti väga palju, et Latval ütles, et hea meelega tahaks Ogieri ikkagi lõpuni ära siin jooksutada telgi all. Nii et tõenäoliselt ma olen selles tegelikult täiesti kindel. Kui siit tuleb hea punktisaak, siis on Ogier lõpuni kõik rallid kohal. Jaa, see ütleme niimoodi, et see oleks muidugi väga võimas saavutus, kui ta selle tiitli absoluutselt. Mitu rallit ta startinud ei ole? Ogier ei ole meil startinud vist 3 rallit ja tegelikult ju Poolas ta pidi startima, aga seal siis lihtsalt see õnnetu avarii rekke ajal. Täpselt. Et mis siis ka, mille tõttu ta siis osaleda ei saanud, aga nüüd ikkagi Lätis tegi väga-väga korraliku võistluse, Soomes on jälle tegemas väga kõvad rallit, teades kui tark ja kogenud sõitjad on, siis Kreekast, kui keegi, siis tema, ma arvan, on seal eesotsas. Just, et kui auto vastu peab, siis sealt ta võib jälle väga suured punktid ära võtta. Tšiili on nagunii selline, üleüldiselt, ja siis tuleb veel need asfaldirallid, et kui Ogier peaks sinna etteotsa saama kuskile näiteks teiseks üldarvestuses enne Kesk-Euroopat, väga-väga raske on kellelgi asfaldi peal talle vastu saada, kui tal nagu tiitel silme ees on. Muidugi, absoluutselt nõus. Et eks ole näha. Aga vaatame siis natukene praegu, mis meil siis täna see seis on, alustame siis ikkagi nendest katkestajatest. Päris raju oli 6 katsega oli 3 meest läinud või lausa 4. 3 meest oli läinud raudselt, 6 katsega. Oligi Ott, oli Lappi, ja Katsuta ka. Pluss oli Pajari päris tummine puupuude. Ütleme, 6 katsega toimus ikka põhimõtteliselt terve ralli action ära, mida tegelikult võib-olla ma isegi ei arvanud, et nii palju actionit kogu ralli peale toimub. Ja eks muidu just, et kui hommikul see üles ärgatud ja siis võetud seal umbes 8-10 pandud all live tööle, vist äkki 8-13 või millal see esimene katse hakkas, midagi sellist. Ja siis nägin neid olusi, siis vaatasin küll, et okei. Ja siis hakkab juhtuma. Hakkab juhtuma. Et võib küll tööpäev olla, võib ka olla olümpial tähtis päev, aga ralli jaoks tuleb ikkagi see aeg leida. Et mitte ainult sellepärast, et tuleb 6. käiku õhtul tulla salvestama, vaid ikkagi, et oli nagu oludest näha, et tuleb raju päev. Ja seda tuli, et ega kõik rääkisid, et ikka maru keeruline oli tegelikult nendes oludes. Ja, nii oli. Selles mõttes, et kõik mehed, kaasa arvatud kohalikud Soome mehed ütlesid seda. Ja, et selles suhtes nüüd siin tõesti vist õhtul natukene see ilm ikkagi lõpuks hakkas paranema ja läksid olud inimlikumaks, et eks ole näha, kuidas homme vist tegelikult pidi tulema selline kuivem päev, aga eks ole näha, see ilmaennustus on selline tänamatu asi, et sa ei tea kunagi, kas see läheb täkkesse või mitte, aga võiks olla tõesti natukene selline puhtam Soome ralli ka võib-olla. Tahaks küll, et rohkem neid ära ei katke, aga võtame korra läbi, mis siis kellelgi juhtus. Räägime siis Oti rääkisime ära, võtame Lappi. Lappil tegelikult see sektsioon, kus Lappi offi tegi,
See oli üks väga lühike, võib-olla, ma ei tea, ei olnud, ütleme, kilomeeter lagi, on ju. Oli selline hästi-hästi rööpas, kitsas puude vahel sektsioon, kus olid, Ogier ütles, et circa 40-50 sentimeetrit rööpad ja hästi liivane pinnas ja seal loopis rööpast välja auto tegelikult ühes vasakkurvis. Ja kuna ta oli nii kitsas, siis seal ei olnud nagu pääsmiskohta enam, et ei saanud ka puust mööda põigata, sest seal oli teisi puid veel väga palju. Ja parema esimese nurgaga puusse, kusjuures alt tuli ära parem tagumine ratas või vasak tagumine ratas tuli alt ära. Parem, mis oli natuke huvitav olukord, aga tegelikult ma täpselt ei saanudki aru, mis hetkel see parem tagumine alt ära tuli. Aga radiaator läks ka katki, nii et seal pikkapidu juba olnud, sõitis natuke edasi, sõitis maha ära ja nii ta jäi. See ralli sinna jäi. Ja Katsuta off oli üpriski sarnane tegelikult Pajari momendiga, kus ta nii-öelda tegi puute vastu puud. Pajaril läks hästi, tegi spinni, sõitis edasi, aga Katsutal ikkagi sõitis ratta alt ära ja lonkis finišisse ja nii ta läks. Ja, et see oli selline hästi selline klassikaline Soome katkestamine tegelikult, et lähed kurvi, see jääb sirgel, see pidurdamine natukene hiljaks, libised kurvi pikaks ja siis seal kurvis lihtsalt teisel pool ootab sind mingi kõva asi. Ja, selles mõttes selle momendi puhul Soomes ongi see, et tegelikult selle pidurdamishetke ajal juba sa saad aru, et okei, pidurdase hiljaks ja siin on nagu nüüd tuleb lihtsalt põhimõtteliselt loota, et see läheb kuhugi pihta sellisesse kohta, et saab jätkata. Et kahju, aga jälle nagu me eile rääkisime, siis kahjuks Katsuta see hooaeg on olnud kehva ja me tegelikult ju ega liiga palju ei lootnud temalt, et eks jälle tegi Katsutat. Jah, no ütleme niimoodi, et võib-olla ikkagi tiimi peal pani natukene neid surveid peale, et kui räägiti sellest, et Evans läheb tiitli peale ja siis, et aga miks mitte ka Katsuta, eks ju, et ikkagi kiire mees ja kõik, ja seda juttu Latvale natukene nagu rääkis, siis võib-olla mitte kõige tõsisemalt, aga päris kiirelt oli selge, et ikkagi Katsuta tiitli peale ei lähe, mis muidugi, oleme ausad, ei ole mingi üllatus. See loomulikult, aga sellegi poolest, ütleme, see aeg, mis ta selles autos on viibinud, tahaks näha, et ta sõidaks tiitli peale. Vähemalt tahaks näha, et ta sõidaks stabiilselt poodiumi peale nagu Farmo, kes on oluliselt vähem selles autos istunud, nii et tegelikult, nagu me oleme ka juba mitu rallit rääkinud, siis Katsutal on see istumisalune päris tuline, sest palju noori, kiireid Jaapani poisse on tagant tulemas, nii et ütleme, kui järgmine hooaeg mingit suurt hüpet ei toimu, siis pikkapidu kahjuks tal ei ole. Isiklikult mulle väga ta meeldib, sümpaatne tüüp, aga selles maailmas nii on ja ega teisi võimalusi liiga palju ei anta. Ja, ma arvan, et on väga keeruline leida inimest, kes on näiteks ka Takaga ise kokku puutunud ja ütleb, et ei meeldi. Ei, see on võimatu. Ta on tõesti, ta on nagu üli äge inimene ja väga tore ja sa näed ka, et kõik sellised sõitjad on tal sõbrad ja Tänak on aidanud tal autot remontida, nüüd ju täna oli näha, kuidas Lappi aitas tal nagu seda autot remontida, et proovida kuidagi hooldusalasse jõuda, et selles suhtes nagu kõik elavad ka talle samamoodi kaasa. Ja, absoluutselt. Aga lihtsalt jah, see ikkagi auto oli nii katki, et ta küll hooldusalasse jõudis, aga enam uuesti startida ei saanud. Jah, nii see ralli temal läks seekord jälle. Seekord jälle, jah. Aga see tähendab seda, et siis kindlasti Taka tuleb homme ja näitab väga häid selliseid katseaegu ja siis kõik ütlevad, et näed, tegelikult kiirust on küll. Ja, selles mõttes see on ju tavaline jälle, et kui üks päev läheb tuksi, siis teine päev sõidab top 3 aegasid. Just, et enam-vähem päeva kokkuvõttes ongi seal mingi kiirematega koos võib-olla isegi kõige kiirem. Ja, täpselt, vana hea. Ja, aga lihtsalt, et ühe korra on juba autosõidiks sõidetud ajal. Aga see ununeb. Aga tegelikult praegu, kui me räägime, siis me juba saamegi võtta kogu päeva tulemusi kokku, et me alustasime, kui Harju katse veel ei olnud ralli 1 autodel läbi, siis praeguseks on. Ja Ogier liidrina, nii et tegelikult me saamegi võtta Harju katse lõppu järgselt juba seda päeva kokku. Ja, et Ogier on siis katsel tõesti, siin oli viimasel sellel
Harju katsel siis kõige kiirem, 0,2 sekundit Neville'ist ees, Evans ka kõigest 0,6 sekundit Ožeest maas ja Formeau veel seal sekundi sees ja Rovanpera ka, et selles suhtes raju andmine ikkagi siin õhtusse 5 meest sekundi sisse isegi Harju katsel on ikkagi päris hästi sõidetud, aga kui me vaatame nüüd ka sinna ette otsa, siis ega seal käib samamoodi kõva heitlus. Põhiliselt siis ikkagi 3 Toyota vahel või ütleme, Rovanpera on natukene eest ära, 8 sekundiga siis Evansist ees, aga Ogier on Evansi selja taga ainult 0,6 sekundiga. Ehk siis me teame väga hästi, mis Ogier peas nüüd on. Tuleb hommikul ründama minna, ega seal muud valikut ei ole. Ja Neville teeb ka tublit rallit 4. kohal hetkel 25,5 sekundit Rovanperale kaotust. Aga ikkagi selles suhtes väga kindlalt oma positsioonis, et ega keegi tagantpoolt Formeau teda ei ohusta ja samas ta on väga positsioonis, ees lähevad mehed kindlasti suruma, keegi teeb mingi eksimuse, ta on kohe seal rünnaku kaugusel, et kui keegi teeb mingi spinni või midagi, siis on sisuliselt Neville tal kohe kaenlast kinni ja läheb rallisõiduks. Selles mõttes Neville on üliheas positsioonis tegelikult, et kindlad punktid ära võtta homme õhtuks. 4. positsioon pole halb, pole pointi hakata tegelikult võidusõitma Ogieriga, 17 sekundit on ikkagi Soomes päris suur vahe. Taga on Formeau 23, ka ei ohusta puhta sõiduga. Et tegelikult on ta nagu selles positsioonis, kus ta peab lihtsalt selle autoga homme 4. positsioonil lõpuni tooma, aga nagu sa ütlesid, ees läheb madistamiseks, sest Rovanpera tahab kindlasti esimest Soome ralli võitu. Evans tahab kindlasti ka taaskord Soome ralli võitu ja Ogier tahab ka tegelikult lihtsalt kõige rohkem punkte saada, et nii-öelda seda tulla siis tiitlimängu. Aga Neville saab olla lihtsalt sealt pealtvaataja põhimõtteliselt ja tagant vaatab, kui keegi ees mingit lollust teeb, siin piisab kas või spinnist, siis tema tuleb ja hakkab siis võidu alles sõitma, mitte ennem. Et selles mõttes on ülihea positsioon, kus olla ja Neville jaoks tegelikult see 4. koha punktid võtta homme õhtuks ära on täiesti fine ja pühapäeval minna okei stardipositsiooniga, ma arvan, et siis juba on teine mäng, eks me siis pühapäeval näeme, kuidas ta suudab esikolmikuga võidu sõita ja pühapäeva punkte võtta, aga põnev päev igal juhul selles mõttes on olnud, et olud olid väga rajud ja Evans ja Rovanpera võidusõit on ikkagi põnevalt, sest Evans ikkagi, Rovanpera ei olnud liiga lihtne Evansit kätte saada, et ütleme päeva lõpuks ikkagi liidrina lõpetada 8 sekundiga ees on kõva saavutus, sest olud olid mega rasked ja võidusõit oli iseenesest ülitihe nende meeste vahel. Ja, kellel ei ole kõige rohkem õnnestunud seda rallit jälgida, kindlasti soovitan, et võtke see e-WRC lahti ja hakake lihtsalt katsete järgi vaatama, kuidas need vahed seal ees muutuvad ja te saate aru, et kui nagu selline pingeline see kõik on olnud. Et tõesti praegu käisin klõpsisin läbi ja sa näed tõesti, et milline see raju andmine on päev läbi käinud. Ja kes siis läbi kõrõpsib ja 9. kiiruskatse juurde jõuab, avastab selle, et Sami Pajari, kes siis esimest korda ralli 1 autoga sõidab, võitis siis Ruuhimägi teise läbimise. Palju õnne Samile, kõva saavutus on see tegelikult, et 2 uut meest on siin rallidel, 2 rallil tippklassi startinud ja mõlemal katsevõidud käes. See on päris raju saavutus tegelikult. Yeah. Et kui tuua nagu paralleeli, ma ei tea F1-ga, kes F1 jälgib, et kui sa paned mingid tüübid esimest kord F1 autosse ja need võtavad seal mingi, ma ei tea, laksivad kiiremaid ringe või mingit kvali või free practice'i võita, see on suur asi, et võib-olla kui me igapäevaselt siin ralli sees oleme ja teame, et nad on kiired ralli 2 autodega, aga see on täiesti teine maailm, et see on nagu ülikõva ja tegelikult me nagu näeme lihtsalt, kuidas uus generatsioon tuleb praegu peale. Jaa, eks seda uut generatsiooni ongi ju väga vaja, sest kui me vaatame tegelikult nende tehase sõitjate passidesse, siis kui Rovanpera kõrvale jätta, siis ju kõik on 30+ mehed. Formeau ka mitte, aga Formeau selles suhtes, et ta ei teeni otseselt ju M-spordist erilist palka, võib-olla ikka... Ilmselt ma ei tea. Kui siis mingit sellist taskuraha, et... Pigem on see taskuraha, mingi sümboolne summa ja... Just, et saab öelda, et ta on tehase sõitja, aga põhiline rahastus tuleb ikkagi ilmselt oma sponsoritelt. Ja ilmselt Autospordid Liit ka Prantsusmaal. Aga ma arvan, et eks neil tegelikult nendel vanematel meestel, kes siin on, ütleme, Ott on ju Thierry ja Sebastian, ütleme, Sebastian on juba põhimõtteliselt,
nii-öelda sõitmise ära lõpetanud, nüüd teeb pool comeback'i, aga ta kohe lõpetab uuesti ära. Ühesõnaga, need mehed tegelikult kõik samamoodi lappi ju on, ma arvan, et neil on ristike kalendris, et sellest päevast peale mina enam edasi ei sõida. Ma olen sellest suht veendunud, et kõigil on ikkagi mingi plaan peas, et teen veel nii mitu hooaega, siis on kõik. Aga see probleem võib-olla ongi see, et need kõik on nii-öelda ühe generatsiooni mehed, suures pildis ikkagi, et kes nii-öelda lõpetavad ka siis tõenäoliselt suht ühel ajal. Et selles mõttes see on üli vajalik, et praegu see noorem generatsioon peale tuleb. Jaa, et võib-olla üks mees, kellele kindlat ristikest ei ole, on ikkagi Neville, kellel on ristike pandud sinna lahtrisse, et kui ma tulen maailmameistriks, siis... Aga mis siis saab? Huvitav tegelikult, mis siis saab? Selles mõttes, et... Ma ei usu, et kui ta tuleks nüüd maailmameistriks, et ta lõpetaks nüüd selle aasta järel ära. Aga kindlasti see teeks tal selle otsuse tegemise ühel hetkel lihtsamaks. Ja, selles mõttes siis saab nagu ära lõpetada, et ma ei tea, teemegi selle... ta tõenäoliselt sõlmib lepingu Hyundai'ga enne, kui ta saab potentsiaalselt maailmameistriks. Et kas ta teeb mingi 1 või 1+1 lepingu ja see võib jääda viimaseks lepinguks. Et 2 hooaega veel panna, siis on kõik. Ja ega ma arvan ka teistel meestel on suht sarnane, et kas Ott 40 täis, kas ta tahab edasi sõita. Ta on ka tõenäoliselt ikkagi pigem selline pereinimene, et tahaks ka ühel hetkel kodus olla ja lastega aega veeta. Ühesõnaga see paariaastane aeg siin, ma arvan, et hakkab päris huvitavaks minema, sest tõesti on vaja noori peale tuua ja midagi jällegi teha. Ei no siin saabki olema nüüd põhiline küsimus see, et kuidas nende noortega mängima hakatakse, eks ju, Bajarile anti võimalusega, see, et Bajari ja Latvala on väga heades suhetes, see on teada, et kui Bajari ühel hetkel siis... Bajariga on lihtne. Bajariga on lihtne, et tema pannakse autosse niikuinii. Ühel hetkel ta seal Toyota Rally 1 autos on täpselt samamoodi, nagu oli teada, et ühel hetkel Roomapere Toyota, toona siis veel WRC autos on, et seal on need sidemed on head, nüüd talle anti ka see võimalus, eks ju, et seal on kõike näha, et teda nagu sinna suunas muditakse ja ta ju ka see juba selle Toyota Rally 2 projektiga väga tihedalt seotud. Minu meelest kõige loogilisem on see, et Ogier ütleb jälle järgmine aasta, et mina teen pooliku hooaja ja teine pool hooajast on Bajarile auto. Ja ülejärgmine hooaeg võib-olla see auto ongi 100% Bajarile. Tundub nagu kõige loogilisem. Ma arvan, et tegelikult isegi rääkisime seda võib-olla siin Gunnariga hooaja alguses, et Bajari on testinud seda autot ja Bajari on järgmine Toyota sõita vähemalt pooliku hooaega järgmine hooaeg. Ma olen sellest täiesti veendunud tegelikult. Aga küsimus on nüüd selles, et kui Bajariga on asi lihtne, tema ei pea mingit cashi lauale tooma, siis näiteks Martins Sesks, kes sai 2 rallit sõita, siis temalt oodatakse ikkagi ainult raha praegu, mulle tundub. No ütleme niimoodi, et meil ongi ju 2 tiimi, kes on nõus maksma ja 1 tiim, kes ütleb, et oi, meile väga meeldivad kõik rallisõitjad, kellel on raha. Dirtfishis minust oli artikkel, kus oli see summa välja toodud suurusjärk 3-4 miljonit hooaeg. Ja Lätis sa ei leia seda elu sees. Ja, et kui me mõtleme selles suhtes, et meil on ju täiskohaga sõitja on ka Gregoire Munster, aga ilmselgelt on näha, et tema selle autoga mingit tohutut kiirust ei näita. Tema saatus on ikkagi Gus Greensmiti laadne, et võib nüüd mõned hooajad ära sõita, sähvatusi ei tule, ühel hetkel on lihtsalt nagu kõik. Keeratakse raha praegu kinni. Et paned seal ralli 2 võib-olla veel ja tegelikult ongi. Sest ütleme, sähvatusi pole olnud. No, kui ta alguses tuli, siis nagu tundus, et okei. Ütleme niimoodi, et need esimesed rallid, mis siis eelmine aasta olid... Ei, need olid okeid, kui ta sõitiski mingi top 5 katseaegu stabiilselt mingi ralli. See oli fine ja see ongi fine, aga tead, selle probleem on see, et lihtsalt 2 noort tüüpi tulid ja praegu nagu kõik see, mis Munster on teinud siin selle ühe hooaja jooksul rafli, see on kõik nagu ära hävitatud, sest 2 meestest näitavad taset. No teine ongi see, et nagu pigem on nagu ütleks, et Munster nüüd, kui ta saab täishooaega teha, nagu tundub, et ta on nagu sellise pigem sammud tagasi astunud ka edasi. Aga see on tegelikult jumala paljudele Formol oli sama teema. Kui ta sai täishooaja, siis hakkas juhtuma. Muidu vist Formol oli see, et ta ikkagi näitas nagu palju... Ta suutis katsevõite võtta. Ja, et ta näitas ikkagi väga palju lubavat kiirust. Ja siis tuli see täishooaeg, mis siis läks täiesti aia taha ja siis ta astus jälle sammu tagasi ja nüüd jälle. Mis on normaalne liikumine, et me oleme seda väga palju näinud, eile rääkisime ka, et see on okei liikumine, kui sa näitad kiirust, see on tegelikult kõige olulisem, et sa näitad potentsiaali, et sa suudad sõita kiiresti. Aga kui sa ei näita, et sa suudaks katsevõite võtta, kui
kurat, kui äkki Munster katsevõitu ikka võtnud ei ole ju. Mul praegu kuidagi, et on seal top, äkki teisel on. Ja kui äkki ta vist tõesti kuskil oli teine või midagi, ma tean, et ta ei olnud väga kaugel millalgi katsevõidust, aga ta katsevõitu küll kindlasti võtnud ei ole. Ei meenu küll, et oleks. Ma arvan, et kui hiljem statistikast üle kontrollida kuskilt, siis ka seda katsevõitu sealt ei leia. Aga Sami Pajariga leiab, Martin Sesksiga leiab ja loodame, et siin tõesti noori veel Rally 1 autodesse tuuakse. Üks noor, keda tegelikult ju ma arvan, et järgmine aasta tegelikult vähemalt mingitel rallidel ootaks ikkagi juba Rally 1 autosse tagasi, on Oliver Solberg. Selles suhtes, et tema väärib küll, ma arvan, selle hooaja pealt ta juba väärib küll tagasi, sest ta on nagu stabiilselt kiirelt kogu aeg. Juba eelmine hooaeg oli väga hea, siis oli see jutt, et kas on mingeid võimalusi või mitte, otsustati, et tahakse see üks nagu WRC2 hooaeg veel, mis on väga mõistlik, sest tegelikult ongi ilmselt ta natukene liiga kiirelt Rally 1 autosse viidi, et ma kujutan ette, et eks Hyundai nägi, et sellist Rompera edulugu, siis vaadati, et Solberg ka kiire mees, aga tegelikult kui me vaatame, kui palju oli sõitnud Rompera siis juba MM-rallisi võrreldes Solbergiga enne, kui siis üks istus WRC autosse ja siis teine hiljem sinna Rally 1 autosse, siis ikkagi Romperal neid kogemusi MM-rallidelt oli ikka kõvasti rohkem, kui oli Solbergil. Aga nüüd on Solberg siis tõesti 2 hooaega sõitnud MM-sarjas ikkagi väga suure programmiga, väga head kiirust neid on ka selliseid lihtsamaid eksimusi sisse tulnud, aga mitte väga palju. Neid ahel ikka juhtub. Mina olen jumala seda meelt, et Solberg väärib kohta, aga kiiresti Munsterist ma kähku vaatasin, siin Lätis oli Talsi katsel 3. aeg ja Poolas SS4 Oleko katse 2. aeg absoluudis, nii et ikkagi ütleme top 3 on ta kuidagi sisse sebinud ennast, aga rallid muidugi, kus on stardipositsioon ka tähtis olnud. Et kui sealt tagantpoolt tulla, siis õnnestub aga Solbergiga ongi nüüd see küsimus, et kuhu minna. M-sporti ta saaks kindlasti. M-sporti pakkumine oli see aasta ka laual ju. Ja ma arvan, et see on ka järgmine aasta laual, et muidugi ta peaks ise siis sinna raha kaasa võtma, aga Solbergidel sellega ei ole probleem. Ma arvan, et see raha on olemas tegelikult, kui nagu päriselt, tegelikult selle aasta pealt. Ma arvan, et kui Solbergile tuleks see pakkumine nüüd aasta lõpus, siis juba ju tegelikult oleks mõistlik võtta, sest Formo on näidanud, et selle autoga on ikkagi võimalik, loomulikult kõik teavad, et see ei ole maailma parim auto, aga sa saad ikkagi ralli 1 olla. Sa saad võidelda mingitel rallidel ikkagi ralli võitude nimel, poodiumi kohtade nimel. Et kui ta kõva sõidumees on, siis ma arvan, mingid rallid hooajal on, kus ta suudab ära kasutada oma eelist. Aga samas teistpidi on ju see, et ega tegelikult Hyundai on nüüd olukorras, kus maailma kõige kiiremat noort sõitjat neil ei ole ja ei tule ka, sellepärast et Rompera ei lähe Toyotast mitte kuskile, see on nagu selgemast selgem. See, et enne uue lepingu sõlmimist räägitakse, me räägime kõigiga läbi, see on sellepärast, et siis saab nagu läbirääkimistel öelda. Saab palganumbrid suuremaks küsida. Et vaata, et meil on siin nagu 5 miljonit, aga tegelikult tahaks nagu 7 miljonit, et me räägime siin kõigiga läbi. Ja tegelikult see Hyundai teema on tegelikult selles mõttes ka huvitav, et neil ongi 2 nii-öelda, ütleme siis pensionieelikut, ja siis on Lappi, kes üldse ei taha tegelikult sõita, tahaks kodus olla, ja Lappile tõenäoliselt, ma teen võib-olla ennatliku järelduse, aga kohta üldse ei anta järgmine aasta, siis tegelikult ongi ju mõistlik järgmised 2 aastat koolitada ühte noort sõitjat välja, mida nad ütlesid ka, et nad peavad oma plaanid ümber mängima, et 3. sõita oleks ka täishooaega, et see, et visata kogu aeg kõiki sõiteid sinna pulti, nad ei tunne autot hästi, jälle kaua pole istunud, nii et see, et tuleb 3. sõita täishooaega on üpriski tõenäoline Hyundais, aga kes see on? Kõige mõistlikum oleks sinna panna mingi noor sõita tegelikult, kes suudaks 2 hooaega nii-öelda kohaneda, areneda ja siis nagu ta on valmis, kui üks kumbki eest võib-olla hakkab juba minema 2-3 aasta pärast. Just, et aga seal tekib jälle see probleem, et me mäletame seda Solbergi eelmist käiku Hyundaisse ja kuidas see kõik lõppes ja see ei olnud lõppude lõpuks selline ilus lahkumine, see oli ikkagi päris selline räpane ja olles natukene kuulnud ja ka mis Solberg ise on rääkinud sellest isekliimast, mis tol ajal oli. See ei olnud tore, samas muidugi nüüd on Hyundai's täiesti uued tuuled. Tahaks arvata, et nüüd see olukord on vähe mõistlik. Hyundai Motorsportil on uus juht tulnud, eks ju, uus tiimijuht on seal juhtkonnas, nagu tiimijuhtkonnas on väga palju muudatusi toimunud, uusi inimesi toodud, väga tarku ja andekaid inimesi.
et selles suhtes nagu tahaks uskuda, et nagu ütleme see hetk, kui Solberg sealt tegelikult, kui tal oli ka leping laual ühel hetkel, lihtsalt öeldi, et ei, me ikkagi ei allkirjasta seda omalt poolt ära, et see oli ka, ma arvan, Hyundai madalseis, nagu täielik madalseis tegelikult pärast mida on ikkagi asjad paremaks läinud nüüd. Seal tundus jah ikkagi, et selline Solberg visati üle parda, et minna mingi tiitli peale ja ikkagi vanade ja kogenud sõitjatega. See ei töötanud. Aga see ka ei töötanud ja nüüd oleks siis olukorras, kus ühtegi noort tegelikult ei ole. Ma ei tea, Lindholm vist veel on nagu seotud Hyundai'ga, aga on näha, et ega talle tegelikult see ralli ühe autos võimalust ei anta, sest tõenäoliselt oleks juba antud, kui Lindholm ei ole ikkagi Suninen on eks ju teine mees, kellest väga palju räägiti enne hooaega, enam-vähem jutud olid, et ikkagi see koht on suhteliselt kindel ja kõike. Aga võtta näpust tuli Andres Mikkelson ja istus ise sinna autosse, mis tegelikult oli minu jaoks oli üllatav samm, sest Suninen ei ole ka nii vana ja samas, aga ilmselt Suninenile läks maksma see üks väga-väga saatuslik eksimus Tšiilis. Ei tea, mis seal toimus, sest tegelikult see oli andeks antav, tähtis on see, et mehed näitavad kiirust ja on võimelised sõitma kiiresti, et alati on võimalik seda stabiilsust kasvatada, aga kui mehel kiirust ei ole või võtab hooaeg 2-3 aega kiirus koguda, siis on seda natuke palju. Ja Mikkelson ju ei olnud ralli üks autoga varem vähemalt võistlustingimustes sõitnud, ma ei tea, kas tal on õnnestunud kuskil seda õnnestus varem testida. Vist mitte, jah. Ta sai küll selle eelmise generatsiooni Citroeniga Pirelli teste teha, aga selle uue ralli ühega ei. Ja need on ikkagi väga-väga erinevad autod. Et me näeme, kui hädas Evans oli alguses näiteks nende ralli üks autodega, et see näitab väga-väga hästi ära, kui erinevad autod on. Tervooja võttis aega ikkagi põhimõtteliselt. Suures pildis, No kui isegi mitte rohkem. Et kui selline hooaeg või isegi 1,5 hooaega, et hakkaks minema reaalselt see asi. Et WRC autodega ju tegelikult 2 aastat järjest oli tiitli konkurentsis, tulid ralli üks auto, üldse ei saanud minema, nüüd jälle saab, aga ongi, et ikkagi väga-väga erinev kogemus. Aga nüüd, tegelikult enne ma tahan veel seda öelda, et tegelikult me oleme siin arutanud, et kui FIA tuli vastu meeskondadele, et ei tule autode muudatus, siis minu meelest oli see ma nüüd ei mäleta, kes see oli, keegi meil siin, kellega me podcasti tegime, kes selle õhku viskas, arvas, et siis tuleb panna meeskondadel välja 4 autot stabiilselt kogu aeg, ehk siis see tähendab, et ka peaks üks koht potentsiaalselt juurde tekkima Hyundai'l. Aga see teema las jääda. Aga võtaks WRC2 kähku veel ette. Ja siis seal on ju veel noore sõitjad enamused ja seal on ka 2 Eesti noorsõitjad, kellest üks on teinud Raju rallit. Ja me tahtsime, eile rääkisime, et me tahaks näha seda, et toimub ikkagi poodiumi nimel heitlus Linnamäe ja Virvese vahel, et kumbki mees poodiumile sõidaks, siis Virves on teinud megaralli, täiesti megaralli, SS2 katsevõit, SS5 katsevõit ja siis on 1, 2, 3 teist aega, põhimõtteliselt kõik katsed kuskil top 3-s. Nii et see on nagu, ma ei tea, kas keegi ootas, ma arvan, et ta ise ka ei oodanud ja ma arvan, et ta vend ka seal rekkas arvuti ees istub ja hoiab peas kinni, et jumala eest too see auto lõpuni, et nagu mega kõva töö. Ja tõesti väga suur kiitus Robertile ja Alexile, kes ikka väga megat tööd teevad, et ongi ainult 2 väga sellist tugevat sõitjat on ees. Noorsõitja Oliver Solberg ja kogenud noorsõitja Jari-Matti Latvala. Ja tegelikult, kui me praegu aegasi vaatame, et me saame Latvala järgi vaadata, et 9,4 on Roberti ja Jari-Matti vahe, aga Roberti ja Solbergi vahe tegelikult ei tohiks olla õige. 30,7 sekundit on see vahe, aga ma olen suht kindel, et korrigeeritakse ära ühe katseaeg, kus tuli nominaalaeg ja seal ei klappinud see asi väga, et seal pandi mingi 20 või pea 20 sekki vist nominaalajaks otsa, ehk siis 20 sekki oli Oliver kiirem, mis tegelikult ilmselt muudetakse ära, nii et ma pakun, et see Robert ja Oliveri vahe tegelikult peaks olema seal 10-15 kuskil suurusjärgus. Et eks me päeva lõpuks saame selle pildi täpselt ette, aga uskumatu, mega töö ja tegelikult nii lähedal olla Oliver Solbergile, kes on, nagu me juba enne rääkisime, ralli 1 kogemusega
sõitnud kilomeetreid, 10 000 katsekilomeetreid. Robert tuleb, istub autosse siis, kui keegi vajutab enterit, et jälle raha tiksub pangakontole. No ma ei tea, kui me rääksime just noorsõitjatest, kes peaks varsti saama võimaluse, siis ma tahaks näha tegelikult üsna pea, ütleme võib-olla mitte järgmine aasta, aga hiljemalt ülejärgmine aastaga ühte sellist võimalust, et tuleks vähemalt kummagil Eesti poistest. Ei, no nüüd on ikkagi see koht, et kus tuleb eestlastel need seljad kokku panna, rahakotid ka kokku panna ja meil on ju järgmine aasta on MM-ralli jälle kodus sõidetakse. No, miks mitte anda Robertile võimalus ralli 1 autos või no ka Georgile muidugi. Kui üheb kasvõi nagu kumbki saaks proovida. Et kumb, mõlemad oleks üliraju. Tundub, ei, see on liiga raju. See on liiga raju. Ma arvan, et see, kui raha kokku panna, siis peaks nagu Robert peaks sättima, et täis WRC 2 hooaeg panna, aga Georgi mõttes tal on kilomeetrid all suht palju kogemust, ma ei tea mitu, 3 täis hooaega või pall äkki või. Sealt võiks küll proovida. Sest me teame, et ta kiirus on olemas. Täna, ütleme, me seda kiirust võib-olla siin Soomes nii palju ei näe, sest tal oli ka off, millest me kohe räägime. Yeah. Ja ilmselt see motivatsioon on ka selline juba veidi langend, et kui võidu peale ei sõida, siis lihtsalt tiksume selle lõpuni ära ja mis me siin ikka nagu liiga palju võimleme. Aga ta on samamoodi tegelikult ju hooaja jooksul näidanud, et ta on täiesti konkurentsis nende WRC 2 tippmeestega. Nii et no, tema puhul tahaks näha küll seda, et ta saaks selle võimaluse. No Georgiga ongi nüüd selline seis, et no nüüd see hooaeg ka ja eriti on näha see, et see kiirus on nüüd tulnud taha. Yeah. Et nüüd on ainult vaja seda, et ta suudaks seda kiirust hoida stabiilselt samal tasemel ja mitte sõita välja. Yeah. Et see on see probleem, et ta kipub ikkagi kuskil tegema sulle mingi ühe eksimuse. Et kui nüüd veel saada nagu see stabiilsus... See aasta on isegi see stabiilsus juba parem, kui ta varem. Et pigem on nagu suht okei, aga no ütleme, jah, ikkagi viskab sisse vahel. Aga no Estonia oli, ma arvan, ülihea näide selles, et kuidas nagu selle pinge all ikkagi mõlemad mehed lõpuni ära tulid. Et see Soome off siin oli praegu hästi rumal ja tobe off, et ajame selle olude süüks, no. Et tegelikult oli rumal off. Jah, aga selles suhtes, et kui me siin juba Bajariga rääkisime, et, no, et uskumatu, et kuidas ta sealt nagu edasi sõitis, aga siis Georgiga oli täpselt samamoodi, et no, vaatasin ise ka seda ülekannet ja siis nägin põmm ja ma olin nagu, et ongi jälle Georgil päev läbi, eks, et okei, et tuleb homme, et saab veel vähemalt katsetel nagu mingit kiirust äkki näidata, et ju siis autost nii katki ikkagi ei läinud, et ratas alt kõveraks ja noh, et teeme vedrustuse korda ja läheb edasi. Ja siis järsku vaatad, sõidab, kuuled nagu häält, mõtled, et kas nagu, noh, kuidas see hääl on, kas mootor ikka on korras, siis juba hakkas see pihta, aga no lõpuks oli jah see, et küll üks velg oli sodi, vist üks ref oli veel lisaks maha tulnud välja pealt, aga noh, ikkagi tegelikult no, uskumatust nagu sellisest olukorrast tuli välja suhteliselt terve autoga. No ikka, mõtleks, et põhimõtteliselt kriimudeta autoga. No ongi, kui oleks väljad ka terved olnud, siis noh, poleks arugi saanud, et kuskil käinud on. Katse lõpus oleks küsitud, et kuidas katse oli, et kus sul aega kaduma läks? Tead, ma panin siin nagu päris korraliku matsudega. Autost küll ei paista. Aga ei jah, selles suhtes, et väga vedas, aga no muidugi jah, eks see tuhhi tõmbas välja. Kindlasti jah. Ega ta läks ka ikkagi ju ilmselgelt poodiumi koha peale sõitma. Ja noh, sina sõitjana kindlasti tead, et kui nagu keeruline on pärast sellist kõva offi siis uuesti leida seda häälestust ja enesekindlust, et siis eriti just nagu Soomes, noh, kui sa pead sisuliselt kogu aeg põhjagaasiga vajutama või sa kaotad aega, siis kiirematega samas tempos olema. Jaa, absoluutselt, aga vaatame kiiresti juba mainis nüüd Solberg, klassi liider Jari-Mati Latvala, tema taga aegasin ma ei ütle, sest need tõenäoliselt on valed ja Robert Virves 3. päeva lõpuks. Harju katsel veel ei ole kõik lõpuni tuld, aga eeldame ja loodame, et seal ka midagi ei muutu. Mikko Heikila ja Roope Korhonen, Lauri Joona, tema taga 7. kohal Georg Linnamäe. Georgil kusjuures tegelikult homme on ikkagi võimalus, no Lauri Joona kindlasti on kiire mees, aga ma arvan, et Linnamäe võib-olla ikkagi siin 2 päeva sõita, võib-olla seal suudab veel 1-2 kohta tegelikult tõusta. Kindlasti siin ees veel, ma arvan, ka noored poisid kõik suruvad siin veel 2 päeva, et kõike võib juhtuda, et ütleme, mingid punktid on kindlasti võimalik siit ära tuua head. Jaa, et selles suhtes ega Georgi jaoks ei ole tõesti midagi kadunud, aga noh, nüüd tõesti ikkagi see põhiline fookus meil saab siis
olema Virvese peal, et loodame tõesti, et see poodiumi koht ära tuleb ja äkki isegi mitte ainult 3. koht, vaid teine koht, võib-olla võit on natukene palju oodatud, aga kui juba tõesti näiteks suudaks teisele kohale tulla, see oleks väga võimas tulemus, sest me teame, kui keeruline on Soomes mitte soomlasena või siis mitte Solbergina kõrgesse mängu sekkuda. Sest kui me vaatame, ongi Solberg, Latvala, Virves ja siis tuleb ju 3 soomlast järjest, Linnamäe, veel soomlane, Mäkerliin, soomlane, siis on Prokop 12. kohal, siis tuleb jälle posu soomlasi, siis tuleb soomestatud jaapanlane, et selles suhtes, seal on ikkagi, see on selline koht, et kohalike vastu on hirmus keeruline saada. Ma just lihtsalt nagu nii-öelda, ütleme, puht huvi pärast võtsin praegu see enam-vähem 23 või 25 sekki maha, siis ta oleks täpselt ilusti Roberti selja taga kaotust umbes suurusjärk kuskil 15 sekundit äkki Robertile, kui võtta see off ja see katse välja, et aga muidugi seal ongi see taga, et pärast oli ka veidi, ütleme, see mott maas ja veits kindlasti mingid riske võeti natuke vähem. Et nagu meile lootsime, et 2 meest võiksid võidelda poodiumi nimel, siis see nii ka oleks olnud, et Robert 3. ja tõenäoliselt oleks olnud Georg Linnamäe 4. hetkeseisu ka. Just. Enne kui siis siin kuulaja küsimuste juurde lähme, peab käima üle ka siis selle, kuidas läheb meie JVRC mehel Romet Jürgensonil. Kahjus katkestas. Ja tuleb tunnistada, et väga ei lähe, jah? Kahjus katkestas katsevõit, et ta sai küll SS2-lt, sai SS3-lt, sai ka katsevõidu SS4-lt, SS5-lt ka. Ehk siis SS2-lt vist selles suhtes ei saanud, et seal ju kõigile pandi nominaalaeg. Jaa, õigus. Ehk siis 4 katsevõitu, kui arvestame SS1 ka. Ja tegelikult siis vajus ees kurris välja ja tegelikult auto terve, aga enam tee peale tagasi saanud ja oli kinni. Et rumal olukord jälle, aga mis teha? No selles suhtes, et punkte annab siit veel natukene päästa, et meil on siin 2 päeva sõita, Meil on 10 katset jäänud sõita, et see tähendab, et 10 punkti on võtta. Täpselt, ja ma arvan, tema puhul potentsiaalselt ongi 10 punkti ka reaalne võtta. Ja siis ta läheb siit, mis ta nüüd läheb 14 punktiga ära, mis ei ole, me ei tea seal üldse palju neid JVRC mehi lõpuks finišisse jõuab, eks ju. Junior VRC punkti tabel on selline, et ega tal poleks olnud vist väga peale startida ka ikka oleks hästi olnud. Ja et selles suhtes midagi hullu ei ole, just nagu hooaja mõttes, et mitu rallit veel junior VRC-s minna on 1 või 2 või? 2 peaks vist veel olema. Kohe ütleme ära ka, mis need rallid on. Kesk-Euroopa oli vist 1. Ja peaks olema küll. Ikkagi on 1 jäänud. Kreeka. Ja ongi kõik. Ja mis see punktitabel oli täna, ütleme, enne Soomet võid ka öelda? No see provisional standings siin, ta ei lisa neid kiiruskatse võidupunkte, aga ikkagi on hetkel 60 punkti siis Rometil, aga need kiiruskatsepunktid tulevad juurde, teine on Taylor Chill, kui hetke siis jääks niimoodi 44 peale, ehk siis 16 punkti ja tegelikult olevad katsevõidud veel sinna juurde. Ja siit on juba tegelikult +4 on ju tänase ja eilse eest ja veel 2 päeva sõita. Aga Kreekast peaks topeltpunktid olema, eks? Tavaliselt on ju JVRC-s viimane etapp olnud topeltpunktid. Ehk tegelikult Kreeka safe mode'is lõpuni, ma arvan, et Rometi safe mode on ka top 3. Seal on jah, see tuleb jälle see koht, et kus tuleb probleeme vältida, aga mäletame, et Virvesel see väga hästi õnnestus siis üle-eelmine aasta. Vaata, ta ongi, kui ta läheb liidrina, siis ta on mugav olukord, see, et tema saab kontrollida olukorda, aga kes taga on, Taylor Chill vist oli, siis tema peab hakkama ründama, et võtta maksimum katsevõita ka, mida ta ei suuda teha Rometi vastu tõenäoliselt. Isegi kui Romet sõidab nagu safe mode'is, siis ei saa tal nagu vastu. Et selles mõttes võiks olla suht safe, aga kunagi ei tea. Selles mõttes, kui tuleb ikkagi nulliring, tehnilised probleemid, siis on jama, aga ma arvan, et positsioon, kust minna ei ole üldse hull, et see tänane katkestamine ei ole üldse maailma lõpp. Ja nüüd siis tõesti saate lõppu veel võtame mõned kuulaja küsimused ka, mis meil siis tulnud on, vaatame palju me neid ära juba võristada, et see 48 minutit on juba saade kestnud. Mõned võtame, vaatame. Mõned võtame. Alustuseks on siis, hakkame otsast pihta. Tere!
kas teile ei tundu mõistlik, et Yates teeks sama nagu Kross pani Georgi auto asemel OG logod Tänaku autole ehk Gardesti logod Virvese autole ja äkki oleks uus maailmameister meil. Parimat, Kaspar. Teoreetiliselt oleks kõik väga hea, aga ma millegipärast kahtlustan, et kui see oleks potentsiaalne võimalus, siis juba nii oleks. Et selles suhtes, et ega Raulil on ju ilmselgelt, kui sul on valida, et kas toetada kedagi teist või oma poega, seal on nagu asja väga selge. Ei, eks me võime ikka hüpoteetiliselt rääkida, et paneme kõik seljad kokku, paneme Virvese sõitma, täis hooaega, testid, värgid, särgid, järgmine 26 hooaeg, las teeb ralli 1-ga 1-2 etappi, aga tegelikult on see, et eks igal ühel on oma rahakott ja toetab oma lähedasi, et eks me teame kõik, et see sponsorite leidmine käib ainult läbi tutvuste, vahet ei ole, kas sa sõidad esimese koha peale või 5. koha peale, kui sul on mingid tutvused, mingid sõbrad kuskil, kellel on plekki, siis eks ta ikka annab oma sõbrale, oma lähedasele selle raha, et ütleme jah, aga tegelikult ma arvan, et nagu Yates saab väga okeilt hakkama, väga head rallid on tegelikult väga häid katseaegu näidanud, et loodame, et saab terveks ja teeb veel see aasta midagi lahedat. Et see, ma arvan, et see raha ei ole nagu maha visatud, et kõik ei ole võib-olla lihtsalt puhtalt nagu nii talendid, vaid mingite sõitjatega tuleb töö pealt teha. Ma tean, et kindlasti mina pole kunagi mingit talent, vaid puhta töö pealt on kõik tulnud. Kahjuks mul oli ka kilomeetreid nii vähe. Et nagu enne rääkisime ka, et kõik eestlased võiks nüüd natuke kanda sinna Virvese kontole raha, et ei, selles mõttes ma olen nõus sellega, aga nii päris ei saa vist, jah. Ja mis oli see Next Estonian Rally Star MTÜ või mis see on see, kus Virvese raha kogumine käib, et tasub üle. Plaan oli siis järgmiseks hooajaks vist või võib-olla isegi selleks hooajaks 1 etapi raha kokku saada. Jaa, et mingid jutud ju oli vist, et äkki Kreeka oleks võimalus, kui selle raha kokku saab. Jaa, ma muidugi pole infot üldse, et palju seal on kokku, aga võib-olla pigem see jääb mingi muu, et Kreeka mis suht varsti või? No see on suht varsti, jah. Või eks ta olegi, et ega siin väga palju valikuid ei ole Kreeka või Kesk-Euroopa ega Tšiilisse või Jaapanisse. Ja kui ei saa, siis ongi tegelikult väga mõistlik see raha viia üle järgmisse hooaega. Ja muidugi. Kõik on fine. Et jah, loodame, et kuskilt mingid rahakohvrid Virvesele avanevad või õnnestub tal siis tõesti kuskilt Vikerkaare lõpust leida see rahapada. Et tasub silmad lahti hoida, kes leiab, saadki Virvesele. Ja vaata, tegelikult on ju Virvesest rääkida nii palju ka, et ikkagi oli väga, väga lähedane koostöö oli Otiga ju eelmine hooaeg on ju. Mine tea, võib-olla see jätkub uuele hooajale, sest ma arvan, et Virves on täna küll tõestanud ennast väga palju, et seal võiks midagi olla. Jaa, aga lähme edasi. Siis järgmine küsimus on siis Georgilt. Tere, kas teile ei tundu, et sel aastal kuidagi väga palju neid oma vigu Otil tulnud? Monte, Rootsi lumehang, Eesti, Soome, et 4 viga vähemalt. Kahjuks arvan, et siia läks ka selle aasta tiitel, sest nüüd on tiimil põhjust Neuvilli eelistada, kui nad on paremas positsioonis. Ilmselgelt on, siin pole isegi kahtlus, kõik teavad ja ma arvan, teab veel paremini, et sõiduvead on ja neid ongi palju olnud. Minust ütles peale teist viga, et 2 jokkerit on nii-öelda, ma ei mäleta, mis rallis oli, et nüüd 2 offi olen oma vea pärast teinud, 2 jokkerit on ära mängit, rohkem teha ei tohi. Nüüd on neid veel tulnud. Selles mõttes, jah, nii ongi. Selles mõttes, et need sõiduvigasi on rohkem, kui on varem olnud. Millest see tuleb, ega ei tea. Kindlasti on tal ise endal mingid soovid kuskil olla. Ja kindlasti ka, nagu me enne rääkisime, et ta ei tunne kõige mugavamalt igas olukorras selle autoga. Ja nii ongi, et kui sa hakkad üritama nagu kuskilt midagi välja nagu suruma ja tõenäoliselt nagu üle selle mugavuspiiri, siis hakkabki juhtuma. Kahjuks nii on. Jah, et see ongi üldiselt, kui sa üle mugavuspiiri surud, siis varem või hiljem midagi juhtub. Ega see oli natukene see 2022, kui siis Soomes õnnestus kuidagi see ralli lõpuni tulla, ega siis ju Ott ise ka rääkis, et käed värisevad ja et seal pandi ka ikka nagu üle, aga olud andestasid ilmselt, et täna need olud lihtsalt olid liiga räiged. Ja ega seal oli ka selles suhtes, ega Tänak ütles samamoodi, et me lähme võidu peale või me sõidame välja, et
siin on nagu 2 valikut, et aga ta andis ise ka mõista, et see on täpselt samamoodi selline, et kui sa piiri peal sõidad, et Ja ma arvan, et vaata, täna oli see ka, et SS2 ta sõitis 7. aja. Ja ilmselgelt ta nägi, et nagu see niimoodi ei saa, et siin peab nagu midagi juurde panema ja kahjuks see nii lõppes. Aga see, et meeskond eelistab Neville'i, see on täiesti okei. See on täiesti fine minu meelest sellises meeskonnaspordis, et tulebki vajadusel toetada ja kui ongi näha, et Oti tiitli võimalused on ka matemaatiliselt kadunud, siis tuleb supportida, ma arvan, meeskonnakaasast ja see iseenesest võiks olla nagu loogiline. Vähemalt see on minu vaade. Ja, muidigist kõige tähtsam, mis küll meile rallifännidele, üldiselt rallifännidele nagu ma ütleks, et väga palju seda ei hoomata, aga tegelikult Hyundai jaoks on kõige tähtsam meeskondlik tiitel, et nad saavad öelda, et meie oleme kõige parem tootja ja kui sõitja veel tuleb selle sama autoga maailmameistriks, siis saab väga hästi, aga pigem võetaks Hyundai peakontoris olukord, kus näiteks Jose võtab tiitli, aga Hyundai saab selle meeskondliku tiitli. Et selles suhtes, et see on nagu midagi, et nagu, ma ütlen, rallifännina nagu tundub natuke naljakas, aga tootjate jaoks on tegelikult hästi tähtis just see, nagu, see tiitel, millest me räägime palju vähem. Eriti olukorras, kus Hyundai kohtad oled kogu aeg mingi kõlakad, kas jätkatakse, kui kaua jätkatakse, siis ma arvan, see tiitel oleks üli tähtis, kuidas see võetakse, kes kus peab toetama, kes peab kindla peale sõitma hakkama, kõik on nagu fine by me minu meelest, et lihtsalt nagu võtke see tiitel ära, praegu pärast Soomet läheb keeruliseks, aga selles suhtes, et jah, et kui Otil selleks aastaks ühel hetkel on tõesti, et neid võimalusi ei ole, eks ta saab ise ka aru, et kui ei ole, siis ei ole, eks ju, et siis sa sõidad nagu tiimi peale. Et nagu Abita Pull ütles, järgmiseks aastaks on Otil leping taskus. Ainuke sõitja hetkel, kes on Hyundai'ga juba järgmiseks hooajaks lepingu sõlminud, et ta teab, järgmine aasta on tulemas. See saab veel siin hooaja lõpus natukene nagu autot testida, arendada, otsida seda tagasisidet, et siis järgmine aasta olla kiirem. Et ei ole midagi hullu, ega see on sport. Spordis lõpuks maksab tulemus. Kõik muu on nagu kõrvaline. Absoluutselt. Ja Georg veel kiiresti küsis ka seda, et mida tähendab legendis lahti kurvis ning samuti narrows. Lahti on siis, kui kurv avaneb vähemalt ühe kategooria võrra. Ehk siis näiteks, kuidas lihtsalt öelda, ütleme siis vasak 4 lahti võiks siis kõige lihtsamas mõttes tähendada seda, et vasak 4 läheb 4 plussiks, ehk siis kategooria võrra kiiremaks. Võib tähendada ka, et ta läheb nagu rohkem lahti, et 4 läheb 5-ks. Põhimõtteliselt, et ühesõnaga saate aru, et kurvi Apexist alates kurv läheb lahti, ehk siis juba võib enne Apexit kiirendada rohkem võib-olla kui sellise tavalise lihtsalt näites vasak 4 puhul. Näiteks. Narrows läheb siis lihtsalt sellise kas kurvi lõpp läheb kitsaks, põhimõtteliselt võib seda niimoodi tõlgendada. Jah, ma arvan, et väga lihtsalt sai seletused toodud. Just, et kui on lahti, et siis sa võid lihtsalt natukene varem gaasipedaali ja natukene julgemalt suruda. Jah, et sa saad rohkem ääre peale autot lasta, et sa tead, et... Ja kui on narrows, siis sa tead, et sa pead seda auto esiotse eriti täpselt seal kuskil kurvi lõpus sättima. Ja ongi kõik. Nii, 57 minutit, teeme tunnini ära. Nii, siis on see, mis spekulatsioon jõudis ka meile meilile, taaskord siis Georgilt selle stifri probleemist Oti autol. Seda me juba saate alguses puudutasime, et tõenäoliselt ei olnud tehnilist probleemi, vaid oli sõita eksimus ja neid juhtub ka kõige parematel, nii et see on paratamatus. Olud olid väga keerulised ka. Loomulikult. Me nägime palju vigasid, palju offe, me nägime Ogieri poolt, ma arvan, 3-4 viga live-pildis, mis olid kõik päris napilt ära päästetud. Raju päev oli, igal juhul oli väga raju päev ja oli ka 8-kordse maailmameistri jaoks väga raju päev, et seal, et Ott oli, kes ära pahmerdas, see võis täiesti vabalt iga ühega juhtuda. No see ongi see koht, et lihtsalt kellel on natuke rohkem õnne ja kellel on natuke vähem õnne ja Otil millegi
millegipärast see aasta ei ole nagu üldse õnne. Ja siis ometigi ta oli tiitli mängus sees. Jah, et aga kui me mõtleme tagasi tõesti kõigele, mis on juhtunud, et on olnud oma eksimusi, aga on ka lihtsalt nagu tohutult ebaõnne olnud, aga jah, see muidugi on ka selline sõit, et tal kuidagi tõesti mingi kaitseingel on kogu aeg kuskil seal auto taga valvamas või auto ees, et midagi juhtumas on, et siis kuidagi nibin-nabin alati suudab ära võtta. Sellepärast ongi 8-kordne maailmameister teab. Jah, et see ongi see kogemus. Kus juhtuda võib. et kui juba hakkab jamaks minema, et sa suudad ikka natukene seda asja kuidagi päästa või sättida niimoodi, et nagu see ei lõppe katkestamisega, et sa võib-olla kaotad aega, aga et sa saad jätkata. Ja viimane küsimus ja saamegi kõik kuulaja küsimused täna ilusti ära. Tervitusmehed, teete õiget asja. Aitäh! Aitäh, jah. Mis arvate, kas Soome ja Eesti Tänaku avariil on sarnasusi? Mulle tundus, et Eestis läks samamoodi saba alt nagu nüüd Soomes ja tee ning ilmatingimused sarnased Eestiga. Kas võib Hyundai uue diffri viga olla, mida siin Eestis ka testiti? Ei sobi nisketesse tingimustesse, kuna viskab tagaosa ära ja pidamine kaob? Ja absoluutselt võib, aga see lihtsalt, et see ei ole nüüd et keegi valesti aru saaks, et mitte tehnilise probleemi tõttu, vaid auto omapera tõttu, et miski nagu töötab võib-olla veidi teistmoodi, kui sõita tahaks. Ja ega meil ei olegi nagu väga palju spekuleerida selle üle, me saame öelda, et seal see võib olla põhjus, sest see saba tõesti tihti peale tegelikult on-board'e vaadates mingites olukordades läheb alt ära, aga see ikkagi ütleme, üldiselt on ikkagi selline kontrollitud, ütleme siis ülejuhitavus mingites olukordades, aga tõesti, kui on nagu väga libe, siis tegelikult oleks hea kuulda Otti mingit oma kommentaari sellest situatsioonist, võib-olla hooaja lõpus kuuleme üldse nagu täpsemalt selle auto kohta, kui terve hooaeg on sõidetud, mis muudatused, kas mingid muudatused, mis tehti, uued tükid olid lõpuks võib-olla valed nii-öelda tema sõidustiili jaoks või mitte. Aga eks selles mõttes puhas spekulatsioon, et see võib kindlasti mängida rolli selles osas, et kuidas Ott ennast seal autos tunneb. Ja, et kui ma meenutan nüüd neid jutte, mis olid pärast seda, kui Ott siis vahepeal Hyundaist lahkus, läks siis 9 aastaks M-sporti, et siis pärast oli ka nagu see jutt ikkagi tuli välja, et Ott soovis nagu selle diffriga liikuda ühes suunas, Neville teises suunas ja tõenäoliselt kuna aasta aega Ott ei olnud, siis liiguti rohkem sinna Neville'i suunas ja võib-olla siis nüüd ei ole suudetud nagu leida seda balanssi, et kus see, kuna on siis diffriga selline seis, et see peab olema kõikidel autodel sama ja siis ei ole leitud lihtsalt seda balanssi, et mis siis sobiks nii Neville'ile kui Tänakule ja ilmselt seda otsitakse, aga arendustöö käigus võib ka juhtuda see, et sa astud vahepeal sammu tagasi, et siis nagu uuesti nagu astuda sammu edasi, et kui sa ei katseta, siis sa nagunii ei tea. Jääme lootma lihtsalt, et hooaja vahepeal on nagu piisavalt aega, et midagi uut proovida, mis võiks sobida ja ega siin tegelikult rohkem ei olegi, et kogu hooaja info kokku panna ja mõelda miskit välja ja proovida ja uue hooga. Ja, et mis ma lõpetuseks ütlen on see, et ega tegelikult on ju ka Neville siin nii eelmine aasta kui see aasta, et eks seda ja ka teised Hyundai sõitjad on vahel kurtnud, et see tagaosa kuidagi tahab nagu tantsima minna vahel liiga palju. Et see on küll üks mure, mis ilmselt Hyundai autoga natukene on. Tuletame meelde, et see auto on ju see, mille see põhiline arendustöö käis ikkagi nagu kiirkorras enam-vähem, et kui sa paned pesumasinal 15 minuti pesu, et selline et saab asi tehtud, aga ta ei ole sama, mis kui sa nagu põhjaliku pesu lased teha. Et ja selle pealt lõigatakse ikka veel tegelikult lõivu, sellepärast et see hooaja sisene arendus on väga piiratud nende jokkeritega, et seda on ju ka Hyundai poolelt väga palju nagu tulnud seda nurisemist, et on nagu väga palju asju ja uuendusi, mida tahaks autole tuua ja mis sisuliselt on valmis ja ootavad kuskil riiulil, aga neid ei saa tuua lihtsalt sellepärast, et jokkereid ei jagu ja sul ei ole võimalust seda autot nii palju arendada. Et aga eks see ongi selline olukord, et tuleb leida mingi võimalus, et kuidas see auto sobiks Neville'ile, kuidas see sobiks Tänakule ja eks see ongi keeruline. Ja siis kes see kolmas tuleb, see lihtsalt, et andke mulle siis miskitki. Et kui kolmas saab et enam-vähem, et mul see andke auto, ma sõidan. No ütleme niimoodi, et ta saab ikkagi parem auto, kui oli see 2C competition, millega mõned aastad tagasi Lube sõitis, mis nagu seda kirjeldati, et see oli see Frankenstein, et mingitest vanadest juppidest kokku loobitud mingi
ralliauto on võib-olla palju hääldud, selline mingi logu oli, millega sai nagu sõita, aga me nägime, et ega selle asjaga sõitmine oli ikka väga-väga keeruline. Et sellest suhtes 3 aasta sõita saab ikkagi korraliku tehasauto, aga lihtsalt ilmselgelt, kes iganes 3. või 3. 4. sõitjad Hyundai's on, ega neil väga palju sõnaõigust autoarenduse osas tegelikult ei ole. Kindlasti nad annavad ideed, koguvaid andmeid, annavad oma arvamust, seda mingil määral arvestatakse, aga kui sul on võtta see, et mida ütleb Tänak ja Neville ja siis näiteks Lappi, siis ilmselgelt, kui sul on valida nagu kellegi arvamuse vahel, siis sa võtad Tänaku ja Neville'i arvamuse. Sa võtad tiitli püüdjate arvamuse ikka esimese prioriteedina arvesse. Aga meil siin väga pikk saade tuli, aga kuna see päev oli ka selline hull, siis ega lühemalt ei oleks saanud. Teeme homme natuke lühemalt, eeldades, et homme tuleb vähem rajum päev. ja pühapäev, see on nagunii juba selline poolik päev, mis seal ikka, et saab poole lühema saate teha. Täpselt. Aga aitäh kõigile, kes selle maraton episoodi jaksavad ära kuulata. Sa tõstad statistikat praegu, kuulamisminutid on laes. See oli su strateegia. Nagu YouTuberid paned videoid, kas paned 10 minutit või paned tunni aja see video? Seal on see, et vist sa pead mingi teatud pikkusega video panema selleks, et need reklaamid saaks vahele panna, et sa pead selle ära venitama, et sul content on 2 minutit ja siis 8 minutit on nagu mingi muu asi, et sul tuleb see reklaamiaeg tuleb täis, jah. Et umbes midagi sellist siis tõenäoliselt siin toimus, et läheb jälle latataraks ära, nii et oli väga meeldiv. Roland, homme siis räägime telefonitsi, ülehomme ka. Loodetavasti siis tulevad natukene selle, või tahelda rahulikumad päevad selles suhtes, et oli põnev päev, aga võiks olla nagu rohkem mitte romurallit. Ja mitte romuralli, vaid nagu õige ralli. Täpselt. Ja õige selline Soome ralli, et natuke paremates oludes ja et homme on ju see Unipuhja katse ka, et seda tahaks ikkagi näha võimalikult heades tingimustes. Muidu seal on need virtuaalsed šikaanid ja asjad, mis peaks tõstma turvalisust, kuigi ma ei oska öelda, kui palju saitab keskmist kiirust alla tõmmata, ehk siis FIA arvates on kõik hästi. Aga lõppude lõpuks ju sõidetakse ikka sama kiirelt. Lihtsalt ühes kohas sa pead vahepeal hoo maha võtma. Ma jään neutraalseks selles arutelus. Arutame seda homme. Täpselt. Arutame homme edasi, sest siis on need ära olnud, siis on väga õige aeg arutada. Täpselt. Kena õhtut. Homseni.